Tere tulemast, head vaatajad, vaatama Lügevisiooni 1. aprilli erisaadet. Täna on meie kavas kiiruse peale mälumäng 2 külalisega Lügevisiooni toimetusest. Palun tutvustage ennast, Kiiverat. Mina olen Elisa Vaiksa. Ma olen Pilleri Nermel. Selge. Kas me oleme valmis alustama? Jaa. Reeglid on sellised. Mina loen teile küsimuse ette 3 vastuse varianti. Teie helistate kella kiiruse peale. See, kes kella kõige esimesena helistab, saab vastata. Kui vastus on õige, mõistagi ütlen mina õige. Ja kui vastus on vale, siis ütleme õige vastuse muidugi. Esimene küsimus kõlab nii. Mis kaob kiiremini? A. Sinu palk tänaste hindadega. B. Hea tuju esmaspäeva hommikul. Või C. Mott kohe pärast seda, kui sinu äratus kell 6.30 ilusal pimedal teisipäeva hommikul heliseb. B. Õige vastus on A. No teate küll, Eesti hinnad on vaata tänapäeval nagu nii jubedad, et mingi On küll, jah. kolmandik palgast läheb, kui juba tänapäeval toidu peale. Teine küsimus kõlab niimoodi. Mis asi leiab sind kõige kiiremini üles? A. Piinlik mälestus kell 3 öösel. B. Vale otsus kiires pingelises olukorras. Või C. See üks neetud Taylor Swifti laul, mis sul mitte milleski sõltumata alati pähe jääb. C. Õige vastus isegi kõlas. Hea töö. Liigume 3. küsimuse juurde. Kes on kõige kiirem? A. Valgus. B. Sinu mõtted kohe pärast ühte valet lauset. Või C. Naise släpp kohe, kui sa tema kaalu üle nalja teed. C. Otse loomulikult. Tubli töö, õige vastus. Seda võiks vahele küsida teie arvamust. Kuidas on olnud siis Lügevisioonis töötada selle aasta jooksul? Mulle on väga meeldinud, väga tore. Päris huvitav on ja päris tegus on. Mulle meeldis eelmises saates saatejuht olla. See oli päris põnev, kuigi päris pingeline. Aga mis on nagu kõige raskem olukord olnud? See siin praegu. Viimase minuti plaanid. Jaa. See ei saa nüüd nii raske olla siin nagu. Nii, aga igatahes, kas me liigume 4. küsimuse juurde? Jah. Nii. 4. küsimus kõlab niimoodi. Kes jõuab kohale viimasena? Tarkus keskmises matjatunnis kohe, kui su kontor töö su nina ette hüppab. B. Sina ise tähtsale kohtumisele või kohtingule. Või C. Sinu elu mõte. A. Ja, käib ka. Sobib õigeks vastuseks. 5. küsimus kõlab nii. Kes reageerib alati esimesena? A. Sinu ärevus. B. Redid, kui sa midagi mõistlikku ütled. Või C. Isa, kui sa ütled, et ei viitsi hommikul kell 6 tulla välja puidadama. B. Õige vastus, väga hea. 6. küsimus kõlab niimoodi. Kes võidab alati võidujooksu? A. Aeg. B. Prokrastineerimine. Või C. Sinu plaanid versus reaalsus. C. B on õige vastus. No sa tead küll alati nagu prokrastineerida. Ega sa Mati tööks kunagi ei õppi. Nagu jätad selle alati. Ma jätan alati õppimise viimasele minuti. No ma räägin, sa alati võidab selle võidujooksu. 7. küsimus. Soovite, et liigume edasi või? Jah. Kes ei tule kunagi tagasi? A. Sinu noorus. B.
raha, mille sa sõbra käest laenasid ja lubasid, et maksad tagasi. Võid see üks hea otsus, mida sa ka naisega rääkides muidugi miskipärast ei teinud. Kas ma võin enda vastuse peale öelda, et minu isa või? No ma ei tea, kui me tahame seda õigeks vastuseks lugeda, siis ma arvan, me võime, aga tegelikult vastus oli nagu B. Liigume edasi siis 8. küsimuse juurde. 8. küsimus kõlab nii. Kes alati võidab lõpuks? A. Universum. B. Ema arvamus. Või C. See üks viga, mida sa alati igas olukorras kuidagi kordad. B. Sest emal on alati õigus. Isegi kui ta arvamus on vale, siis kahjuks see on õige. Kas see nüüd tuleneb sellest, et sa nagu ema vastu austus või sellest, et ta maksab su katuse kinni? Sest ta maksab mu katuse kinni. Kas me võime selle lõppida nüüd õigeks vastuseks? Jah. Liigume edasi 9. küsimuse juurde. 9. küsimus kõlab nii. Kes leiab viimase euro üles? A. Must auk. B. Selle kuu kõige viimane elektriarve. Või C. See üks paene sõber, kes alati lubab, et ta sulle tagasi maksab. B. Tegelikult oli see C. Ja nii, lõpukergenduseks võtame veel mõned viimased küsimused ka ette. Järgmine küsimus kõlab niimoodi. 10. Kui sa peaksid valima eksistentsi? A. Elad kaua, aga tühjalt. B. Elad lühidalt, aga sisukalt. Või C. Elad normaalselt, aga sa kogu aeg kahtled kõiges, mis ma arvan, et on juba nagu tüüpiline elu. C. B. No palun põhjendage oma seisukohti. See on nagu normaalne elu, siis ma olen nagu harjanud sellega. Aga sa ei taha midagi teistmoodi kogeda või? Ei. Living life on the edge, you know? Ma ei tea, B on selline huvitav, tavaline. Võiks midagi muud proovida kui C. Jaa, kõlab ausalt. Nii, aga liigume siis edasi. Järgmine küsimus kõlab nii. Mis oleks hullem sotsiaalselt? A. Kõik teavad sind, aga keegi ei salli. Tere tavast minu reaalsusesse. B. Keegi ei tea sind üldse. Või C. Inimesed tunnevad sind, aga ajavad kogu aeg sind segi kellegi teisega. Kas ma võin öelda kõik vastused, sest kõik vastused on nagu minu elu? Jaa, no võime alati parendaks võtta. Kas teil on ka siin mingisuguseid pakkumisi? Ei ole. Ma nõustun Eliisega. See on tavaline elu. No võtame siis ka viimase küsimuse ette. Kõlab niimoodi. Kui sa peaksid valima reaalsuse, siis mis see oleks? A. Sa näed maailma täpselt nii koledalt, nagu see on. B. Sa elad väga ilusas illusioonis ja sa ei saa aru midagi, mis toimub. Või C. Sa ei suuda enam eristada, kumb on kumb. A. Jah, õige vastus. No oli küll väga lõbus teie valikuid kuulda, aga kahjuks meie toimetaja unustas punkte lugeda, nii et paraku olete te viigis. Palju õnne ja aitäh osalemast. Ma ei saanud pooltest küsimustest aru. Ma ei tea, võib-olla see on blondiini viga, aga mulle ei istunud üldse. Tänane mäng meeldis mulle väga. See oli päris huvitav, päris lõbus, päris naljakad küsimused olid. Ajas kindlasti päris hullusti naerma. Lemmikküsimust mul isegi ei olnud, vaid ei tea, kõik olid sellised päris lõbusad ja huvitavad. Mina kui Lügevisiooni tiimi osalisena ütlen, et me võtame kindlasti selliseid mänge uuesti siia saatesse ja võtaks koolimaja palka kedagi mängima.